Tere hommikust ja reede hommik jälle käes. Täna räägime sellisest põnevast teemast nagu coming soon lehe tegemine ja ma näitan, kuidas seda teha siis erinevate tööriistade abil WordPressi lehel ja samuti räägime nendest elementidest, mis seal võiksid olla. Et tegelikult see coming soon leht on üsna sihuke nagu alahinnatud võimalus jõuda tegelikult juba oma sihtrühmani oma pakkumisega ilma, et seal päriselt midagi siis seal taga eksisteeriks, võib-olla mõnes mõttes ka testida seda turgu. Ja vaatame mõnda sellist lahedat näidet ka coming soon lehtedest, aga kirjuta sina siia kommentaari, kes sa oled vaatamas praegu laivi, et tere hommikust kõigile. Ja kirjuta sina, et kas sa oled juba teinud coming soon lehe, võib-olla sul on mõni selline näide, mis sulle on silma jäänud sellisest mingist heast lehest, siis võiks vabalt siia mingi lingi panna inspiratsiooniks meile kõigile või üldse. Kuidas sinul suhe nagu coming soon lehtedega on, et äkki sul on mingid mõtteid, siis ole hea, kirjuta need kommentaari, et lahe on jälle koos jagada siin üksteisega neid ideid. Aga jah, coming soon lehe tegemine, ma jagan oma ekraani, muidu mul võib-olla mõtted lähevad siin natukene rändama siin. Vaatan ekraani jagamine ja share. Nii. Vaatan. Huvitav, miks ta ei lase mul... ta ei lase mul sellepärast, et ma pean praegu siit selle kinni panema ja nüüd ma saan ilusti slaidi hakata tegema. Aga coming soon lehe võimalused on tõesti see, et esiteks sa võiksid testida oma pakkumist juba enne, kui sa nii-öelda turule tuled ja mida nagu startup maailmas väga palju tehakse, ongi see, et tehakse fake it till you make it, tehakse selliseid nii-öelda kodulehti, kuhu pannakse juba kõik erinevad numbrid püsti ja nagu kliendi baas ja kõik nagu toimiks, et tekitada see mulje, nagu asi oleks juba olemas, aga et saada seda tagasisidet ja minu meelest aina rohkem, mis on ka selline tänuväärne asi, kogub rohkem hoogu see, et kaasatakse inimesi enne, kui asi isegi toode või teenus isegi nii-öelda valmis on, kaasatakse juba kasutajaid neid kohe algusest peale. Ja mõnes mõttes see coming soon leht ongi osa sellisest lansseerimise protsessist, kui sa juba hakkad oma toodet või teenust turule tooma ja see ei ole lihtsalt see, et sa paned sinna lehele üles, et ma ei tea, avame varsti või leht on hetkel tegemisel, vaid seal on tegelikult väga palju muid võimalusi, mida sa juba rakendada saad. Natukene lihtsalt nagu loovust läbi mõelda ja mida sa saad oma coming soon lehega, saadki testida oma pakkumist, ehk siis näiteks kui sa paned coming soon lehele info juba ülesse, mida sa pakkuma hakkad ja hakkad koguma seal kontakte inimeste käest, kes võiksid olla potentsiaalsed huvilised, siis sa ju näed seda, et kui su lehte külastab näiteks ütleme seal 100 inimest, siis kui paljud need reageerivad ehk siis oma e-maili või kontakti jätavad ehk näitavad üles seda huvi selle asja vastu, siis sa juba hakkad aru saama, et kas see pakkumine sisuliselt võiks üldse kõnetada või äkki sõnastus võiks natukene parem olla ja nii edasi, et sa saad juba tegelikult hakata saama seda tagasisidet turult. Ja olla oma sihtrühma jaoks kohe olemas. Mis siis, kui asi natukene võib-olla on veel ootel, sa võib-olla ei tahagi isegi panna sinna coming soon lehele sellist nagu ajaloendurit üles, et nüüd ma luban, et ma ei tea, maikuu viimasel kuupäeval oleme avatud, kuigi sellised ajaloendurid on ka hästi põnevad kahes mõttes. Esiteks võib-olla nad nagu annavad ikkagi mingi daatumi sinu sihtrühmale, aga teiseks hoiavad sind ennast ka vormis, et kui sa oled midagi alustanud oma kodulehega, paned sinna kuupäeva üles, et ma luban, et ma ei tea, jaanipäevaks saab leht valmis, siis see tegelikult ajendab sind ennast ka seda kodulehte nagu edasi tegema ja oma toote ja teenusega tõesti edasi liikuma. Aga kindlasti, mille peale tasuks mõelda kohe, kui sa seda kodulehte oled hakanud alles planeerima, on oma huviliste kontaktide kogumine päevast number 1, ehk siis tõesti võtta nende inimeste e-maili aadressid, kes võiksid olla huvitatud sinu tootest või teenusest. Ja jälgijate kogumine sotsiaalmeediasse, võib-olla sul juba on, tavaliselt tehakse kodulehte niimoodi, et kõigepealt ongi sotsiaalmeedia kanalid, kus ollakse aktiivsed Instagramis või Facebookis, siis tuntakse seda, et sellest ei piisa, et oleks vaja ühte
sellist korralikumat kohta, kus oma infot võib-olla hoida, et ei oleks selline kaootiline sellised postituste raames, vaid et tõesti oleks üks keskkond, kus inimesed saavad rahulikult tutvuda selle toote või teenuse pakkumisega, milleks ongi ideaalne koduleht ja miks mitte siis ka juba see koduleht, isegi kui see veel valmis ei ole, panna enda siis ettevõtte heaks tööle ja hakata koguma siis kontakte sotsiaalmeediasse, jälgijaid rohkem juurde. Nii et mõnes mõttes see coming soon leht on nagu kardin sinu ettevõtte ees, aga see on ka võib olla selline põnev kardin, et kui sa käid näiteks teatrietendust lähed vaatama, siis alguses on need kardinad ees, sa ei tea, mida oodata, istud seal saalis ja mõtled, et mis siit nüüd tulema hakkab ja võib-olla sa ei tea, milline lavakujundus seal on, või sa tead võib-olla natukene, sa oled aimu saanud sellest sisust ja seda on juba sulle öeldud, on ju, sisu kirjelduses, milline etendus saab olema, sa tead, millised näitlejad on, aga ikkagi see, mis seal kardinate taga on, see on sinu jaoks nagu saladus ja siin ma arvan, niisugune hea paralleel tuua ka oma ettevõttele, et miks mitte tõmmata siis nagu sellised saladuslikud põnevad kardinad ette coming soon lehe näitel ja tekitada ja hoida seda pinevust ja põnevust üleval. Et noh, kui rääkidagi lansseerimisest, siis lansseerimise üks eeskuju ja taktika, ma arvan, võikski olla meil ka näiteks kuidas filmid on ju turule tulevad, et kõigepealt tehakse need treilerid juba aasta aega ette ja nii edasi, et hoitakse inimesest seda põnevust üleval, et seal on palju nagu kohti, kust võtta seda eeskuju. Aga mis need elemendid siis võiksid seal coming soon lehel olla, et see tõesti oleks siis, teeks seda tööd sinu ettevõtte heaks. Selge väärtuspakkumine. Noh, sellega praktikas mina isiklikult küll tõesti nagu maadlen tavaliselt kõige rohkem. Just võib-olla selles mõttes, et sul on nagu endal peas see visioon ja need mõtted ja need väärtused on nagu olemas, aga kui sa pead vormistama need ühte lausesse, mis võtaks kõik kokku selle, siis see teinekord on nii keeruline. Ja see ei tulegi, sünnigi tõenäoliselt väga harvadel juhtudel üldse, isegi suuremates meeskondades, rääkimata sellest, et võib-olla sina üksi või ma ei tea, koos oma partneriga mõtled välja neid asju, rääkimata sellest, et ka suurtes meeskondades need asjad tegelikult sünnivadki ajas ja see nõuabki aega, et jõuda sellele selge väärtuspakkumiseni. Aga üks osa, mis kindlasti aitab sellele kaasa, mida ma ise ka proovin praegu tegelengi sellega, et leida selliseid tööriistu rohkem, mis aitaks, teeks lihtsamaks selle tagasiside saamise nagu klientide poole pealt. Et tõesti see oleks nagu selline suhtlus ja dialoog nende klientidega, et aru saada, mida nemad mõtlevad, kuidas nemad tunnetavad ja ma usun, et kõige paremad sõnumid sünnivad, kõige paremad turundussõnumid tegelikult sünnivadki meil koostöös inimestega, kellele me neid loome. Aga kuidas seda siis teha, sest ikka kipub selline mugavustsoon meil ettevõtjatena olema, et me nagu oleme seal kuskil, ma ei tea, oma magamistoas, oma köögis, võib-olla oma kontoris oleme rentinud mingi pinna ja siis me võtame selle paberi ette ja hakkame siis välja pigistama neid turundussõnumeid ja neid tekste, mida sinna, ma ei tea, maandumislehele või coming soon lehele ka selle väärtuspakkumisena tuua. Ja me jookseme kinni, sellepärast, et me ei saa seda tagasisidet, me ei tea seda, aga jah, ühesõnaga, kui ma ise leian selliseid häid tööriistu ja sellise tõesti nagu saan sellise hea rütmi kätte, kuidas luua asju koos inimestega, kellele sa neid lood, siis ma arvan, et sellest tulevad järgmised turundusampsud, kui ma saan ise nagu praktiseerida ja vaadata, kuidas siis tõesti koguda seda tagasisidet niimoodi, et sellest päriselt ka kasu oleks, sest noh, tõesti, kui sa küsid 1 või 2 või 3 inimese käest, siis teinekord see võib jääda selline vildakas asi, sest iga inimese jaoks on erinevad asjad tähtsad, aga kuidas siis kogu oma sihtrühma tervikuna panna kokku see üks selge väärtuspakkumine. Et kirjuta, kuidas sinul läinud on nende väärtuspakkumise sõnumite loomisega, et kas sa oled ka sama agooniat tunnetamas nagu mina tihtipeale, et sa pead midagi nagu ühte lausesse kokku võtma, et kõiki kõnetada, mitte kõiki, aga just oma sihtrühma, aga su sihtrühma ka piisavalt lai ja piisavalt erinevate huvidega ja nii edasi.
aga jah, siin ma peatusin kõige rohkem, sest ma ei tea, need, kes meilikirjade sisu kirjutavad, ütlevad ka teinekord, et selle kirja võib valmis kirjutada seal võib-olla, ma ei tea, poole tunniga, noh nüüd meil on ChatGPT ka abiks, kes meile ideid pakub häid, aga teinekord selle meili pealkirja välja mõtlemine võtab nagu päris palju aega, et siis seesama selge väärtuspakkumine, see on ülimalt oluline, sest see eristuvus muutub järjest olulisemaks siin turul. Mida konkurentsi tihedamas valdkonnas sa oled, seda rohkem on eristuvus oluline ja see väärtuspakkumine ülimalt oluline. Siis üks mõte veel, me näeme, vaatame neid Coming Soon lehe näiteid ka, et kõnetada sihtrühma väärtusi, et ma ei tea, kas te olete näinud seda videot, see on hästi vana video ja seda tasub nagu YouTube'ist vaadata ja kordata endale üle, on siis Simon Sineki Why on selle YouTube'i video nimi ja need raamat on ka olemas, ma ei mäleta, kuidas eestikeelne pealkiri oli, aga põhimõtteliselt Simon Sinek on selle autor, kes on siis rääkinud võib-olla nagu sügavamuti nii-öelda leieritega lahti hekseldanud selle, kui oluline on see why, nagu miks me midagi teeme. Ja just eile ma mõtlesin ka selle peale, et tegelikult me kõik peaksime või võiksime, mina isiklikult, ma vist peakski kirjutama endale kuskile siia seina peale suurelt nagu miks on ju, et küsida miks aeg-ajalt enda käest, miks ma seda teen, isegi kui nüüd rääkida turundusest, on ju, turundusstrateegiatest, turunduse tegemisest oma ettevõttes, siis me saame vahepeal nagu inspiratsiooni, innustust, mis on hästi tore erinevatelt kõikidelt tegijatelt ja mõtleme, äge, ma teen ka nii ja kui sa oled selline loov inimene, siis tegelikult see põnevus nagu alati haarab ja tahaks kõike ka nagu järgi katsetada, mida teised teevad. Aga tegelikult on hea küsida, miks me seda ikkagi teeme. Aga nüüd seda Coming Soon lehe osas, mis ma mõtlen siin kõneta sihtrühma väärtusi, on ka see, et kui inimene loeb sinu Coming Soon lehel olevat sõnumit, siis ka tema peab ära tunnetama, et miks, kas teil on see ühine miks. Kui me jõuame nende näideteni võib-olla, siis seal on nagu parem natukene aru saada sellest. Aga tehtud tööd või tagasiside klientidelt, et kui juba on olemas, kui ettevõte on juba tegutsenud, ma ei tea, sotsiaalmeedias juba mingit tagasisidet saanud või siis kindlasti tasub ka selle sinna Coming Soon lehele panna, sest see on selline usalduselement, et üks asi on see, et me räägime iseendast, teine asi on see, kui teised meist räägivad ja tavaliselt see, kui teised meist räägivad, siis see on kaalukam. Nii et jällegi, et seda usaldust nagu kiiremini võita, sest et Coming Soon tähendab seda, et midagi on tulemas, inimesed peavad hakkama uskuma millessegi, mida nad veel ei näe, ei saa käega katsuda, ei saa kogeda. Ehk sa pead midagi maha müüma enne, kui see asi on olemas. Ja selleks on usaldus nagu väga oluline ja usalduse tekitamiseks on tagasiside klientidelt või näiteks, ma ei tea, väga hästi mõjuvad ka sellised, ütleme, oma valdkonnas tegijad juba, võib-olla sa saad koos, ma ei tea, nendega pilti teha, foto peal olla või näidata, et keegi juba tuntud inimene, mitte selline ostetud reklaam nagu ilmselgelt, nagu ma ei tea, vahepeal on näha need reklaamplakatid, et Ivo Linna või keegi midagi soovitab, on ju, siis ma ei tea, kuidas teie tunnete, aga mina isiklikult, minu jaoks ei mõju see usutavalt, sest et ma saan aru, et need on kinni makstud nagu inimesed, kes reklaamivad, aga seda enam tuleb nagu otsida seda tuntud inimest siis, aga see on tõesti selline kiirtee, et võib-olla sul on võimalik nagu leida keegi, kes on juba usalduse võitud selles valdkonnas ja kelle nii-öelda tiival sina saad ka tulla oma uue ettevõtte või tegemisega siis pildile. Siis pilkupüüdev disain, see käib jälle sellise eristuvise juurde. See pilkupüüdev disain õnneks tänapäeval on lihtsamini teostatav meile kõigile, sest et on olemas selliseid valmis kujunduspõhjasid, mille peale sa saad oma veebilehte teha, mida muidugi kohandada vastavalt nagu, et panna see oma isik sinna või isiku selline või bränding sinna sisse, aga õnneks sellega tegelikult ei pea sa nullist nagu seda tegema.
aga eristus jällegi, et mitte valida ka selline enamlevinud põhi ja siis see on ka selline natukene ämber, kui sa võtad mingisuguse põhja, üldse seda eriti ei muuda ja lähed nagu selle peale välja, et siis inimesed saavad kohe aru, et see on mingi valmis kujunduspõhi, et kindlasti see on teema, millesse tasub süveneda, aga ei tasu takerduda, sest ma isiklikult usun, et selge väärtuspakkumine või selline see sisu pakkumine on oluliselt olulisem kui see disain, mis seal võib-olla seda ilusaks teeb. Siis CTA ehk üleskutse, et seda ei unustaks ja see tõenäoliselt Coming Soon lehel võiks olla kontaktide kogumine. Siis sotsiaalmeediakontod ja miks nendega liituda tasub, et mõnikord on lihtne võib-olla panna sinna Facebooki või Instagrami ikoon, aga tegelikult on äge, kui sa sinna juurde ka paned mingisuguse, võib-olla sa saad seda visuaalselt väljendada, võib-olla sa saad mingisuguse ei peagi nagu palju sõnu kasutama, mida üks pilt ütleb sama, mis 1000 sõna, et kui sul on ja inimesed on sellised visuaalselt haaravad, see visuaal kindlasti nagu mõjub meile palju kiiremini, palju paremini, et kui sul on võimalik visuaalselt, aga vahepeal on vaja kasutada sõnu ja siis miks mitte kirjutada juurde, et mis kasu sellest sotsiaalmeediakonto jälgimisest üldse saab, Ja muidugi, kui sa oled selle oma väärtuspakkumises nagu hästi lahti öelnud ja tõesti inimest kõnetab see, siis ta tõenäoliselt tahab ka jälgida sotsiaalmeediakontot, et siis sa võib-olla eraldi siia ei pea nagu midagi lisama. Ja kontaktide kogumise vorm ehk siis meili turunduse vorm. Ja ajaloendur, miks mitte, ajaloendur sulle endale, et sa oleks motiveeritud ja ka selline adrenaliin natukene üleval, et kui ma nüüd lubasin jaanipäevaks, et ma lehe avaldan, et siis oi, mul on ainult veel 1,5 nädalat aega ja võib-olla see tähendab siukseid magamata öid, aga vähemasti asjad liiguvad edasi, et minu endale toimib see väga hästi, et kui ma panen kui ma panen kalendrisse endale teatud daatumeid paika, lepin juba, ma ei tea, kokku inimestega mingeid asju, mida tegelikult veel otseselt ei eksisteerigi, siis need asjad sünnivad tänu sellele, et ma panen nad sinna kuskile kalendrisse või ajaraamidesse kinni, et niikaua kui see on selline õhus lendlev asi, siis niikaua seda ei ole mis ei ole reaalselt käes, et selline kalender ja sellised ajaloendurid on iseendale ka head. Ja loomulikult siis ettevõtte kontaktid, sest et sa ei saa välistada seda, et keegi juba praegu tahaks sinu käest midagi tellida või sinuga ühendust võtta, et see aga alati lisab usaldust. Ja vaatamegi mõned näited. Ma leidsin siukse lehe, mis on siis launchrock.com, sa võid ise ka vaadata, seal on selliseid näiteid Coming Soon lehtedest ja kui sa siia otsingusse paned mingi märksõna, siis selle märksõna alusel siis tuleb välja selliseid Coming Soon näiteid. Ja võtame siit, ma seda vist pole vaadanud, aga vaatame korraks. See nüüd on siis see väärtuspakkumine. Siin on logo, logo näide on, ma praegu ise ka nagu vaatan sellise esmakordse pilguga, et read all about online earnings. Selles mõttes on nagu lahe, et ka logo sisse on ära peidetud see selline sõnum, mis see on ja kellele see on. Ja mis on, äge sektsioon on ju, et jällegi, kui sa oled võib-olla kuskil konkurentsitihedas valdkonnas, näiteks raamatupidamise ettevõte või ma ei tea, mingi muu koristusteenuse ettevõte, mis on selline juba, inimestel on võib-olla oma peas välja kujunenud juba selline standard või elementaarsed ootused. Aga kui neid pakkujaid on nii palju, et me teame seda, kui raske on valida, kui sul ei ole põhjust kedagi välja valida, et midagi ei torka nagu silma, siis sellised sektsioonid, et miks meie on, ma arvan, nagu väga olulised ja hästi äge näide, et juba Coming Soon lehel ei ole siin lihtsalt, et avame, ma ei tea, varsti uue lehe, vaid tõesti juba nad põhjendavad ära, et miks meie. Ja siis get noticed when it's real, millal siis ühesõnaga see avaldatakse, millal see lansseeritakse ja siia siis paned oma nime, meiliadressi ja oledki siis nende listis. Ja eks siis seda on muidugi edasi, ei tea, mida nad nende kontaktidega teevad, aga kas nad kaasavad näiteks kuidagi ka juba mingisse varajasesse staadiumisse enne, kui leht võib-olla üldse on avatud või midagi sellist, et tasub mõelda ka selle peale, et äkki sa saad juba kaasata endale inimesi, kes siis juba annavad tagasisidet sellel hetkel ka, kui sa oled kodulehte tegemas,
miks mitte nii, et sul on koduleht võib-olla pooleli, aga sa valid näiteks 10-15 inimest, kes juba hakkavad sulle tagasisidet andma, nii et sa saaksid koos nendega seda lehte nagu paremaks teha. Aga paneme näiteks, võtan praegu siit selle filtri maha ja uuendan seda lehte, et vaata, mis näiteid siit veel tuleb. Okei, siit peab ikkagi mingi sõna vist ei pea panema. Nii, vaatame, mis siin veel on näiteks. Okei, see on ka selline huvitav lähenemine, selline minimalistlik. Siin on juba nagu tellimise nupp iseenesest olemas, et on võimalik juba tellida. Pigem selline nagu tundub siuke müügileht. Aga jah, tundub, et see on selline juba nagu rohkem müügileht, aga jällegi ma arvan, et siit saab nagu sellist inspiratsiooni, et kuidas niimoodi paari sõna, paari lausega, mõne märksõnaga siis ära öelda, et jällegi, mis on siin nagu on ju välja toodud, mis on need funktsioonid, need põhilised asjad siis, mida inimesed võib-olla siis vajaksid. Sinu uudised, sinu valik. Siin on ka välja toodud, on ju, mida see siis pakub. Ja suhteliselt vähesõnaline ja pigem võib-olla ka sellise uudisimu peale rohkem rõhku siis jäetudki. Et kui mina isiklikult näiteks minu jaoks on siin võib-olla liiga vähe infot, et ma siia oma meili paneks, et siin ei ole isegi kirjas, et mida ma siis nagu, mis siis juhtub, kui ma siia meili panen, on ju. Et tihti inimesed ikkagi tahaksid teada, et sa vähemalt kirjutad, et mis siis juhtub, kui sa siia meili paned, aga võib-olla sellel hetkel, kui nemad seda kasutasid, oleneb mis kanalis ja võib-olla mingi soe publik juba eelnevalt, siis võib-olla sellisel viisil see töötab. Ja siin on siis ka selline huvitav, juba natukene võib-olla pikem coming soon leht, et kuidas see töötab, on välja toodud ja nii edasi. Nii et kui sa mõtled nende elementide peale, millest siin ennem ka juttu oli ja võib-olla jah, et tavapärane on see, kus need coming soon lehed ongi sellised hästi lühikese tekstiga, siis iseenesest see tegelikult nii olema ei pea. Nii et ma arvan, et kõige olulisem on see, et kas inimene saab piisavalt infot selleks, et ta võiks selle kontakti jätta, et see ongi see nagu tasakaal seal, et või vastus sellele küsimusele, et kui pikk või kui palju seda teksti või sisu sellel lehel olema peaks. Aga võid vaadata launchrock.com ise neid näiteid siit edasi, et saada koguda inspiratsiooni, kui sul on siis coming soon lehe tegemine plaanis. Aga nüüd ma siis võtan ette selle WordPressi lehe ja näitan, kuidas sellega siis coming soon lehte ehitada. Nii, mul on siin üks demo leht. Ja coming soon lehte võid ehitada ka plugin abil, selles mõttes, et kui sul näiteks ei ole Elementorit kasutusel, siis on WordPressil on hästi palju erinevaid pluginaid, millega sa saad seda coming soon lehte ehitada ja kujundada. Kohe logib siia sisse, siis vaatame mõnda. Nüüd, kui sa oled siis selle, millal see coming soon leht tavaliselt tuleb, ongi see, et kui sa hakkad seda kodulehte alles tegema, siis üks hea viis, et kui sa ei soovid, et see ei tuleks otsingumootoris veel välja, see coming soon leht, siis siit sätete alt ja lugemine saad sa keelata selle indekseerimise siis Google'i otsingumootorite poolt ja salvestada siis muudatused. Et see tähendab seda, et kui sa näiteks oled alles neid sisulehti loomas ja võib-olla sa ei tea, mis sul sinna lehtedele tuleb ja võib-olla sul need URL-id isegi muutuvad ja nii edasi, et siis ei jää Google'isse üles mingisuguseid vanu selliseid katsetusi, vaid tõesti, kui sa nagu
oled alles nii-öelda toorelt seda lehte endal tegemas, siis on hea viis minna siia sätete alla lugemine ja keelata see indekseerimine otsimootorite poolt. Aga coming soon leht, kui sa seda siis hakkad tegema, siis seda linki selles mõttes sa saad ikkagi nagu jagada. Et oletame, et sul on see domeen siis ära broneeritud või registreeritud tähendab, kuhu sa oma kodulehte hakkad tegema, siis sa saad seda coming soon lehte jagada, mis siis, et kui sa oled isegi keelanud siin otsingumootorite või Google'i otsingumootorites selle otsingu, siis sa saad igal juhul seda linki jagada sotsiaalmeedia, ma ei tea, kanalites kuskil, kus potentsiaalselt võiks olla sinu sihtrühm ja huvirühm. Ja see coming soon tõesti siis tekitabki kõikidele nendele lehtedele, mis sul on siis WordPressi lehes, kas juba avaldatud on ja nendele nii-öelda sellise kardina ette. Nii et sina küll, kui sa oled sisse loginud, sa näed kõike seda kodulehte siit, mis sul siin parasjagu valmis tegemisel või tehtud on, aga külastajad seda ei näe. Ja Elementoriga on hästi lihtne seda coming soon lehte aktiveerida. Ja selleks on siis kõigepealt vajagi kujundada see coming soon leht endal. Ja sa võid täiesti siis kas luua, näiteks siin on 2 erinevat viisi, et kas sa lähed lood endale kohe salvestad template'i alla selle või sa lood siia lehe selle ja võime kohe sellega avaldada ja vajutada siis Elementori sisse. Ja siit valida kujunduspõhi. Minul on siin Astra starter templates olemas ka, mis annab ka selliseid nagu kujunduspõhjasid valmis, aga ma võtan praegu siit midagi sellelt Elementorilt endalt. Kui sul ei ole Prod, siis sul on need Pro omad on lukustatud, aga ma võtan näiteks siit selle esimese ette juhtuva ja laen selle põhja endale siia siis alla. Okei, nüüd ta tahab, et ma võtan siis hoopis Astra praegu, et saaks kiiremini. Võtame siit Astrast ühe sellise kõige enam tuntud, kui ma nüüd klikkan selle teema lahti, siis ta viskab mulle need kujunduse lehed siis eraldi, et home, teenuste leht, kontaktileht, about leht, et mis iganes mulle võib-olla paremini siis sobiks. Ma võtan praegu selle about lehe siit ja impordin selle template'i siia endale coming soon lehele. Ja nüüd siis ma hakkangi seda muutma, lisades neid elemente, millest me just siin rääkisime, kontaktivorm, meilikogumisvorm. Meilikogumisvorm siis võiks olla, ühesõnaga meile tavaliselt kogutakse eraldi meilihaldusplatvormis, kas Maili näiteks eestlastele võib-olla kõige sellisem parem, et saad eestikeelset kliendi tuge ja nende käest abi küsida. Aga on olemas ka teisi, et MailChimp ja MailerLite ja nii edasi, et võid vaadata meilihaldusplatvorm, luua sinna endale konto ja sa saad seda ühendada siis oma kodulehega, nii et kui inimesed siia meili aadressi lisavad, siis nad lähevad kohe sinu meilihalduslisti, mitte et sa pead koguma neid kuidagi käsitsi Exceli tabelisse, et muidu siin iseenesest ka sellel Elementoril on olemas see kontakti kogumise vorm, et ta kogub sulle siia kodulehe sisse neid kontakte, aga mugavam on, kui sul on juba nagu otse need meilihaldusprogrammiga ühendatud. Ja nüüd sa siis kujundad selle kodulehe coming soon lehe siin valmis, nii nagu sa tahad, nii pika nagu vaja, et inimesed siis ikkagi oma kontaktandmed sulle jätaksid, mis tõenäoliselt on selline kõige enam levinud ja vajalikum siis coming soon lehel, aga mine tea, võib-olla sul on veel ägedamaid ja loovamaid mõtteid siin. Ja kui see leht on tehtud, siis sa salvestad selle template'i ja võid pannagi talle nimeks näiteks coming soon ja save. Ja nüüd ta siin on olemas. Ja nüüd siis, kuidas ma seda aktiveerin, et nagu sa näed praegu, kui ma olen selle domeeniga ja kui ma võtan siit incognito akna ehk siis ilma sisse logimata akna, siis sa näed, et mul on see leht avatud on ju. Mul on kõik need lehed, mis mul siin avalikud olid, kõik saavad igale poole klikata ja vaadata. Aga kui ma nüüd tahan siia need kardinad ette tõmmata, siis ma lähen siia töölauale ja võtan Elementor ja võtan Tools ja võtan siit Maintenance Mode ja valin
kumba ma tahan, kas maintenance mode või coming soon. Ma tahan praegu coming soon'i. Maintenance tähendab siis seda, et kui sul on leht juba valmis ja avaldatud, aga võib-olla sa tahad 2-3 minutiks või ma ei tea, 2 tunniks, 3 tunniks või terveks ööpäevaks ta nii-öelda ära peita või sa teed mingid hooldustöid või sa uuendad lehte või sa teed midagi sihukest, mis iganes, et siis läheb see maintenance sinna peale, kui leht on juba olemas ja avalik. Aga muidu, kui sa alustad, siis coming soon. Ja siin sa saad valida ka, et kes siis nii-öelda sellele coming soon kes siis tegelikult ikkagi ligi pääseb, vaatamata sellele, et coming soon on aktiveeritud, et sa muidu tavaliselt vaikimisi on administraator ehk sina, kui sa oled sisse logituna, sa pääsed ilusti oma lehele ligi, ilma et see coming soon sul seal ees oleks nii-öelda. Aga sa võid anda ka alam nendele rollidele selle õiguse, aga noh, tüüpiliselt tavaliselt on ikkagi see, et ta peab olema sisse logitud, et eesmärk on ju siis külastajate ees seda varjata. Ja siit validagi siis template, mis ma just lõin, see oli coming soon, see nüüd ilmus siia ilusti ja salvesta muudatused. Ja kui ma nüüd seda vajutan, siis sa näed, et siin aktiveerub selline nupp nagu maintenance mode on, see tähendabki seda, et mul on coming soon leht siis aktiveeritud. Ja kui ma võtan siit incognito ehk siis ilma sisse logimata vaate ja panen siia uuesti selle urli sisse, siis ongi see sama about leht, aga nüüd on üks asi on ju siin on nüüd see menüü ikkagi näha, mida ma tegelikult ju tahtsin ära peita. Ja ma lähen uuesti selle coming soon lehele ja teen selle asja ka ära. Ja selleks on vaja valida siis see õige mall sellele lehele. Ja selleks malliks me valimegi Elementor Canvase, mis peidab ära selle ülemise menüü ja jätab ainult selle sisu, mida ma Elementoriga olen loonud. Nii, siit võtame lehe seaded ja võtame siit page layout ja võtame Elementor Canvas ja update. Nii, võtame uuesti incognito. Praegu vist äkki ta veel ei uuendanud. Nii, võtta, mis värk on. Elementor Canvas peaks töötama, aga ma proovin korraks siis Elementor full width, vaata, mis ta siis teeb. Huvitav, praegu ei saagi aru, mis ma siin olen teinud valesti, aga põhimõtteliselt niimoodi ta tegelikult peaks töötama. Selge, ma pean arvatavasti minema nüüd update panema siin ja salvestama ta äkki uuesti siia template'i. Vaatame. Save. Nii. Ja lähme siis exit. Elementor, tools ja maintenance mode. Ja võtame siit selle template'i, salvesta muudatused. Ikkagi tuleb ette. Okei, ühesõnaga, meil on kell on ka juba nüüd läinud üle sellest lubatud poolest tunnist, aga ma selgitan välja, mul praegu hetkel kohe korraga ei löö pähe, mis siin on valesti, aga need on tavaliselt need liigutused, kuidas tegelikult saad siis selle coming soon lehe aktiveeritud. Ja siis teine variant on see, et sa võtad mingi plugina, et selleks on olemas siis väga palju erinevaid plugineid, ma lihtsalt näitan otsingus ära, mida siia otsingusse panna, lisa uus plugin. Ja kui sa panedki otsingusse näiteks kas coming soon või paned maintenance mode, siis tulevad erinevad variandid. Ja tavaliselt pluginate valik toimubki siis 3 sellise näitaja põhjal, et esiteks, kui palju on aktiivseid kasutajaid, siin on näha, et on üle 1 miljoni aktiivset paigaldust, seda, et ta on suhteliselt populaarne plugin ja viimati uuendatud 1 kuu tagasi, nii et ma arvan, et see võiks olla kindlasti variant, mida võiks katsetada. Ja siis katsetamiseks lülitad sisse ja vaatad, kui palju ta näitab, siin on tegelikult võimalik ka kujundada, et on easy drag and drop page builder ja tundub, et nagu saab seda kujundada nii, nagu sa soovid.
Ja kui ütleme juhuslikult töö käigus sulle selgub, et midagi on nagu puudu, siis loomulikult võid tulla ja vaadata ja tutvuda nagu teiste variantidega. Enamasti need pluginad, kõik, mis siin on mingi funktsioonini on nad tasuta kasutavad ja siis sul on võimalik neid update ida ehk siis nagu osta see tasuline versioon. Aga ma usun, et sellise lihtsamate lahenduste puhul täiesti piisab ka tasuta variantidest. Ja teine variant on siis see, et sa valid selle või guugeldad lihtsalt, mis on best coming soon plugins 2023 näiteks ja siis sul tuleb erinevaid võib-olla selliseid artikleid kokkuvõtvaid välja, kus antakse ka mingeid häid vihjeid. Nii et üks variant on sellise plugina põhjal, kus on samamoodi siis sa lülitad sisse selle maintenance mode on, see tähendab seda, et see coming soon siis läheb aktiivseks. Kindlasti vaata seda incognito aknas, sest kui sa oled ise sisse logitud, siis sa ei näe, võid ära ehmatada, et appi ma tegin küll kõik, aga miks ma ikkagi näen seda lehte, vaid siis incognito aknas ja siis sa näed nagu külastaja vaates seda. Ja kontrolli üle ka mobiili vaates, sest tõenäoliselt on väga paljud kasutajad mobiilides, eriti kui sa alguses võib-olla levitadki seda sotsiaalmeedias, et siis kindlasti ka seal oleks nagu inimesel mugav lugeda, mugav aru saada ja mugav sulle oma kontaktandmeid jätta. Aga jaa, Veronika, ma kindlasti uurin välja, mis ma siin valesti tegin või mis mul siin natuke teistmoodi läks praegu ja ma panen selle selgituse siia kommentaariumisse juurde. Aga seniks siis kõigile head Coming Soon lehe ehitamist, kes alles oma kodulehte teevad ja meil maikuus juba järgmine nädal, neljapäeval on esimene infotund, on siis ka tasuta kodulehe tegemise väljakutse taas toimumas, kus me näitamegi, kuidas sealt Coming Soon lehest ka edasi liikuda. Nii et kui sul on praegu teema aktuaalne ja sul on vaja kodulehte teha, õppida või siis ka edasi teha seda kodulehte. Meil on neid inimesi ka, kes on juba käinud varasemalt väljakutsetele ja ikka tulevad tagasi, et jälle mingeid uusi asju teada saada, siis sa oled väga teretulnud liituma. Proua Ekspert lehel on tasuta kodulehe tegemise väljakutse leht, pane oma nimi kirja ja kohtume siis kodulehe tegemise väljakutsel teiega, kes te oma kodulehte pusite. Ja toredat nädalavahetust, nii mõnusad ilmad on. Lõpuks ometi on meil soe, lõpuks ometi on meil päike. Ma arvan, et päike ise juba teeb nagu nii palju head tööd, et näed, et inimesed on rõõmsamad ja õnnelikumad ja energiat on rohkem ja lootust on rohkem ja palju edu siis teile kõigile ja aitäh, et vaatasite.